Sa korraldad juba aastaid tantrafestivali. Kas sa kirjeldaksid mõne sõnaga, miks sa seda teed ja kellele? Ma usun, et ma teen seda sellepärast, et koged ise ka midagi uut. Et elu on ju mõeldudki kogemiseks ja sellised erinevad kogemused rikastavad meie elu. Et võib-olla see on see üks põhjus, miks ma isiklikult seda teen ja sellest lähtudes me ju alati igal aastal kutsume ka uusi esinejaid, artiste, õpetajaid meie festivalile, et pakkuda ka külastajatele uut kogemust. Aga kui läheneda filosoofilisemalt festivali korraldamisse, siis mingis mõttes on ka koht mulle teenimiseks, et kuidas ma saan olla sügavas teenimises kõigi nende korralduslike poole poolt ja tundagi seda voogu ja seda alandlikkust, et tõesti, et me loome nii suurt ja nii vägevat sündmust, kus inimesed saavad selliseid transformatiivseid kogemusi, et seda tunnet kogeda, see on minu arust ülim pärast, kui inimesed tulevad ja jagavad peale festivali kõike, mida nad on kogenud. See on minule kui korraldajale ülim kingitus. Et võib-olla see on ka üks põhjustes, miks üldse korraldada Eesti Tantrafestivali. Kellele see festival sobib kõige parem? Ma usun, et see festival sobib kõigile. Et see festival Eesti Tantrafestival on üles ehitatud selliselt, kus kõik leiavad endale midagi. Nii need, kes pole kunagi elus tantraga kokku puutunud, kelle jaoks on see täiesti uus maa, et me loomegi seal erinevaid töötubasi, kus sa saad nuusutada energiatööd, kuulata, mis on tantra ja saada selliseid häid, pehmeid kogemusi. Aga samuti me loome seda ka inimestele, kes on juba pikalt tantraga tegelenud, kes on näinud päris palju, et me soovime alati tuua sinna ka midagi sellist uut elamust ja üllatada ka vanu tulijaid alati meie festivalil.